Peaks üle kontrollima, äkki on tolmu täis või midagi. Me võime laivis teha seda, mis sa jah. võta korra see jaotuse radikas maha sealt, vaata, kas Jah. termopasta on hästi. Vot äkki ongi, mul on nii ammu kokku pandud, et äkki on, ma ei tea, ära kuivanud või midagi peaks. Said endale kohe nagu projekti? Sain projekti, jah. Saab poodi minna, mingit mödi ostma ja jumba hea ja. Nii äge, ma juba siin pikemat aega kuulen, et toiteblokk vist teeb natuke häält. Nagu mingi ventikas seal teeb pealt. Ma nagu kuulen, et seal on mingi krõps on sees. Peab otsima uut ja peab ostma uue. Just. Nii, aga tundub, et toimib, pilt on normaalne ja hääl on ka endiselt sama. Ja, et siis saame teha. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 283. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios Martin Kapp. Täna räägime taas elektriautodest ja eelkõige siis nende varustamisest energiaga. Martin, sa ei ole veel endale elektriautot ostnud, ma tean, sa siin mingi aeg tagasi natuke nagu mängisid selle mõttega? Ei, mul nüüd juba on üks. On jah? No siis sul on eriti kodune teema see. Jaa, väga põnev on, sellepärast, et ma mäletan, minu meelest kas Rain, sina ise igatahes või keegi Elepordist on meil siin enne käinud, aga see oli päris ammu. See oli siis, kui mul veel ei olnud. See oli aastal 2021 septembris, nii et peaaegu 4 aastat tagasi. Jaa, tere ka minu poolt kõigile kuulajatele. 21 aastal käisin tõesti külastel. Ehk siis küll oleme täna kutsunud Eleporti CTO, meiega on Rain Neemlaid, kes toona rääkis tarkvarast ja elektrist, ehk siis, et kuidas üldse see laadimisjaamade värk töötab. Täna räägime hoopis uutest suundadest, et nii sellest, mis Eleportis on vahepeal juhtunud, mis elektriautode turul on vahepeal juhtunud, kui siis ka sellest, et kuidas siin Elepordis on tehtud neid osta versus ehita otsuseid. Et see on selline unikaalne näide, kus neid otsuseid on tehtud mitu. ja nüüd saamegi sellest rääkida, et mis nende otsuste tagamaad on olnud ja kuidas need õnnestunud on. Aga Rain, alustame sellest pihta, et tutvusta siiski meie kuulajatele ka ennast paari lausega, et sa juba siin enne episoodi rääkisid, et sa kunagi oled neid bussides neid makseterminale remontinud füüsiliselt. Jaa, see oli minu esimene praktika 2013 aastal, et ma olin just aasta aega ülikoolis olnud. Ja sealt tegelikult sai siis ma ütleksin tehnoloogia huvi peale. Ma õppisin ise mehhatroonikat Taanis 3 aastat. Peale seda olin aasta aega Suurbritannias, arendasin unediagnostika sensoreid. Siis tulin Eestisse, teenisin Kaitseväes aastakene ja peale seda kutsuti mind Eleporti, et hakata elektriautode laadimistaristut ehitama. Tollel ajal Eleport oli tegelikult elektrisõidukite rentimise ettevõte. Ja tänaseks me oleme jõudnud sinnamaale, kus me tegeleme ainult avaliku laadimistaristuga. Et erinevaid etappe organisatsiooniga. Ja nagu sa mainisid, et natuke ühele poole, et arendame ise tarkvara, natuke teisele poole, et ärme arenda. Et nii nagu äri muutub, nii muutuvad ka tehnoloogia nõuded, et kuidas äri toetada. Nii, aga kui me hakkame nüüd Elepordist pihta, et kuhu Eleport on kasvanud viimase 4 aastaga, et ma saan aru, kui me juba 4 aastat tagasi rääkisime, siis oli Elepordi põhiäriga juba see laadimispunktide maailm, eks ole, et juba siis te olite sellest autode rendist eemale läinud. Ja, kui me 21 aastal rääkisime, siis meie põhifookuseks oli Baltikumi turg. Tänaseks me oleme juba edukalt laienenud Poola, meil on laadimispunktid seal üleval ja siin ütleme nüüd juuni-juuli, ehk siis 2-3 kuu pärast avame esimesed laadimisjaamad Horvaatias ja Sloveenias. Nii et päris palju oleme laienenud. Mis veel on muutunud? Kui me varasemalt
näiteks pakkusime laadimislahendusi ka kortermajadesse, siis nüüd me pakume ainult avalikke ja laadijaid ja kiirlaadimisvõimalusi. Ehk siis siuksed laadijad, mis laevad aku täis seal umbes poole tunni kuni tunniga. Ja ma arvan, et see sõna fookus on see, mis on meil palju paremini paigas, et me varasemalt tegimegi liiga palju. Ja nüüd olles nii-öelda see nii-öelda kasu on ju, et paar aastat on mööda läinud ja vaadata tagasi minevikku, siis ma ütleksin, et see on pagana hea on nagu fookus paika saada. Et seda on, lihtsalt sa näed, kuidas organisatsioon töötab hoopis teistmoodi. Ja, aga ma ütleks, et see keerukus on jäänud nagu suhteliselt samaks, et kui sa ka eelmine kord rääkisid sellest, et keeruline osa on just see, et kuidas sa seda laadimist teostad, et see laadimise protsess ise ja see autoga suhtlemine ja kõik see on ju sama, et vahet ei ole, kas see laadimispunkt on avalik või kortermaja juures, et kuidas see fookus nagu lihtsustab tegelikult seda pilti? On erinevad, ütleme, laadimisjaamad, et kortermajja läheb siuke võib-olla lihtsam, aeglasem laadija. Et praegu me saame võtta fookuse konkreetselt siis ühte tüüpi kiirlaadimisele ja arendada ja tegeleda ainult sellega, tagada, et meie digitaalsed tooted siis nii-öelda toetavad seda konkreetset kasutusjuhtumit, kui näiteks klient läheb kaubanduskeskusesse ja soovib seal laadida. No siin on viimasel ajal nagu uudistest läbi käinud mingisugused nopped, et 2030 peaks olema pooled parkimiskohad kiirlaadijatega või lihtsalt vist laadijatega varustatud. Et mis sa sellest arvad, et kas tuleb? Me tegime ka eelmine kord mingi hästi palju ennustusi, et mis siis saab olema 2030 ja ma ütleks, et ka sinu enda ennustused olid üsna nagu bullish võrreldes sellega, mis nagu täna päriselt juhtunud on. Nõus, jällegi aeg on edasi läinud ja oleme targemaks saanud. Et ma arvan, et tollel ajal nii-öelda tehtud ennustused olidki üle võlli. Aga see ei tähendaks seda, et elektromobiilsus kui selline oleks kuskil ära kadunud, et ma arvan, et mul ei tule nüüd selle teooria nimi meelde, mis see oli, aga et uute tehnoloogiate kasutusele võtta, et sul on kõigepealt on nii-öelda tehnoloogia entusiastid, kes hakkavad seda kasutama ja siis hakkab nii-öelda early majority ja late majority ja kõik need, et elektromobiilsus on sellest etapist juba mööda läinud, et ta ei jää toppama, et ta on nii-öelda see, ütleme, hambapasta nagu tuubist välja pigistatud, et enam sinna sisse tagasi ei lähe, et me oleme kindlasti nagu sellest punktist möödas. Ja ma võib-olla seekord siis nii palju ei ennustaks, et ajalugu näitab, et ma ei ole nii tugev, aga 2030 aastat kindlasti on autosid rohkem teedel. Et seda ma pean siis elektriautosid silmas, et Eesti puhul soodustavad seda maksud. Euroopa Liidust tulevad erinevad direktiivid, mis olid alguses väga karmid. Nüüd ma just vaatasin, et direktiivid tegelikult uute sõidukite puhul keerati palju leebemaks. Ehk siis see CO2 nõue, mida tohib keskkonda paisata, et see on, ütleme, peaaegu jääb samaks järgneva 5 aasta jooksul. Et ta pidi 30% minema karmimaks, aga seal vist, ma ei tea, äkki 5% ainult läks karmimaks. Ja kindlasti me näeme uusi tehnoloogiaid, et laadimiskiirused on tõusnud, autod laevad kiiremini, liiguvad kaugemale, akude mahtuvused on suuremad, väga palju on optimeeritud just siis energiatarvet autodel, et minnakse palju voolujoonelisemaks, autod liiguvad tänu sellele siin juba üsna vabalt 300 kilomeetrit ka talvel. See on nagu lennunduses, et tehakse nagu järjest varsti see iga 1% on nagu nii tähtis, et selle nimel tasub nagu vaeva näha, ja seda investeeringut tehakse, sest mida suuremaks see mass läheb, seda suuremaks muutub selle 1% mõju, eks ole. Absoluutselt, et hea näide on võib-olla küljepeeglid autodel. See on kaamerad. Et küljepeegel on, täpselt nüüd on kaamerad palju väiksemad, voolujoonelisemad ja sealt tuleb siis umbes 3% energia kokkuhoidu, on ju. Aga suht koledad on ka need kaamerad see minu arust. See on personaal maitse asi. Kahjuks me siin kakelda ei saa virtuaalses stuudios.
ma võin öelda, mul on seesama kaamera. See probleem ei ole üldse, kas ta on kole või ei ole, aga probleem on nendel, kes kannavad prille. Seal võib tulla vahe sisse. Teleka vaatamine on lähedalt, aga peeglisse vaatamine on kaugelt. Vaata, et seal on nagu muud tehnilised juba sellised värgid, aga mulle tundub, et see tarkvaraliselt ära lahendada ei saa, et sa teed selle pildi nagu niimoodi udusemaks. Ei, nagu pildis ei ole, siis sa pead vaatama ekraani ja vaata, sa ei vaata, et kui sa peeglit vaatad, siis sa ei vaata peeglit, vaid sa vaata pilti seal peeglit, mis tuleb kaugelt selja tagant. Ja. Et siis see fokuseerimine teele ette ja peeglisse ei oma vahet, aga kui sa vaatad ekraani ja teele, siis su silm käib edasi-tagasi kogu aeg. No see on juba nagu siuke mitte IT-tehniline värk, aga... Ja võiks öelda, et see on silmatervisele parem, vaata, kui sa saad... No võiks olla, jah. Vaadata kaugelt. Trenn käib, eks kogu aeg. Aga mul tuleb meelde eelmist korrast, et taristuga, et meil oli ka üks suur teema oli, tegelikult ju siis te tegite neid laadimispunkte juba ja siis me rääkisime, et meil oli kuidagi nagu see voolujaotuse ja see asi, eks ole. Mul tekkis kohe mõte, et kui autosid nüüd rohkem on, oled sa seda siis nagu näinud ka ja standardimine oli teine teema. Võib-olla me jõuame siit järjest nagu neid läbi võtta, millest sa siis nagu mainisid, aga et kas, mis võiks üldse pidurdada praegu elektriautode tulekut? Et kas see on nagu mingisugune nende hind, nende mingisugune asi, mida inimesed kardavad, või on see ka natukene nagu, miks see direktiiv ei ole nii agressiivne, et see tähendab seda, et kõik peavad ju raskelt rohkem voolu hakkama tootma. Palju küsimusi ühes. Ma hakkan sellega peale, et mis on võib-olla need tänased takistused. Et 2025 aasta, kus me praegu oleme, on eeldatud, et on see aasta, kus sisepõlemismootoriga auto ja elektrimootoriga autod siis saavutavad hinnapariteedi, et nad jõuavad enam-vähem sama hinna juurde. Kõik need tollid ja erinevad maksud ja asjad, mis sinna juurde tulevad, moonutavad seda pilti. Aga Hiina elektriautod on juba täna soodsamad. Ja Hiina, ütleme, elektriautode tehnoloogia on kindlasti paremal tasemel kui see, mis ta on Euroopas. Ja ma arvan, et need regulatsioonid tehti lahjemaks selle tõttu, et kaitsta Euroopa turgu. Et see on puhas nagu spekulatsioon ja arvamus, aga lihtsalt kui ma vaatan, et kui head on Hiina elektriautod, just see elektri pool, ma ei räägi sellest, et ta oleks nagu mugav, et tal, ma ei tea, mingid detailid ei kuku küljest ära, aga puhtalt aku ja elektrimootor. Et see osa on neil väga hästi tehtud. Ja ma arvan, et siin anti lihtsalt Euroopa autotootjatele natukene ajapikendust. Eriti siis võttes arvesse ka siin erinevaid tariife, mis meil sealt teiselt poolt Atlandi ookeanit tulevad. Aga kui me vaatame nüüd seda nagu API poolt või et kuidas see suhtlus selle autoga käib, et sina näed nagu seda ka, et kas seal ka need Hiina elektriautod on nagu tasemel, et need protokollid, millega seda laadimist näiteks teostatakse, sest ma tean, eelmine kord sa rääkisid ikka sellest, et mõne auto puhul on see ikkagi peab juukseid kakkuma, et justkui on standard, aga standardile ei vasta. Kui nüüd hästi täpne olla, siis ma konkreetselt Hiina autode API-dega kokku ei puutu, et see on rohkem siis ütleme laadimisjaama tootjatega seotud, et teleport ise jaamasid ei tooda, vaid me lihtsalt ostame selle jaama kuskilt laadimisjaama tootjalt ja siis meie integreerime ta kuskil oma süsteemi. Okei, need tulevad ikka Euroopast, et need ei ole Hiina omad? Kuidas kunagi, et siin ma saan kommenteerida Hiina elektriautolaadijaid, et siin, kui ma ei eksi, kas see oli aasta alguses, kui tuli mis meil on siis Välisluureameti raport, et Hiina proovib siis tulla taastuvenergeetika sektoris erinevaid teid pidi, siis ütleme sealt on väga tugevalt näha seda, et hind on konkurentsitult super hea ja toode tegelikult on ka väga, väga hea, et kui ma võrdlen siin uptime'i, millised on võimalused, siis osad Hiina tootjad on üle pea kõikidest teistest üle. Aga seal tuleb väga hoolikalt valida, et on ka siukseid, et samamoodi, et teed kapi ukse lahti seal laadil ja siis kukuvad mingid asjad välja, et see on seinast seina, et tuleb leida see õige.
aga võib-olla üks sihuke huvitav tõik nende Hiina laadijate koha pealt, et see, kuidas nad näiteks tarkvara uuendusi teevad, on sihuke omamoodi põnev, et kuule, et ma tahaks sihukest, ma ei tea, Fiatuuri saada, on ju. Kõik paari päevaga teevad sul ära, on ju, kõik on nagu perfektne ja korras. Tellid uue laadi ja siis seal ei ole mitte midagi sellest, mis sa eelnevalt oled kokku leppinud ja siis algab see jutt nagu otsast peale, et nad teevad hästi kiiresti, aga sihukest nagu ütleme standardprotsessi nagu ei ole, et okei, et Teleport tellis, paneks samasuguse konfi peale, et no way. Lihtsalt fun fact. No neil on oma standardprotsess selles mõttes, et saad alati baasmudeli oma kohandusega nagu. Jah, täpselt. No aga samas see on ju, nojah, okei, siis kas see siis tähendab seda, et sina pead siis ise ütlema, kui järgmist laadijat tellid, et nii, pange mulle siis ikkagi see kõige uuem tarkvara sinna peale või? Põhimõtteliselt küll, aga no ühesõnaga, see on siukene omaette nagu vestlus. Ei, aga see on põnev selles mõttes, et vaata, see on mõnes mõttes see ju tähendab väga efektiivset tööliini. Kui sul ei ole öeldud, et siin on erandit vaja, siis sa panedki standardi, mis on nagu nende see standard on ja no nii on. Ja see on nagu LLM ilma mälumoodulita, et sa pead kogu aeg talle selle konteksti saatma. Iga uus päring peab kaasa saama selle. Aga selle eest laadijad töötavad ülihästi, need, mis nad toodavad ja ütleme Euroopas, ma arvan, see probleem on näiteks laadijatootjate puhul jätkuvalt ikkagi see, et on vanad, ütleme, raudvaratootjad, kes toodavad mingid mingid lüliteid ja värke, ja siis kui sinna peab veel tarkvara juurde panema, siis nad ei ole võimelised nii efektiivselt seda tegema kui Hiinas. Aga kus see nagu risk tuleb, see julgeoleku risk tuleb, et nad saadavad andmeid tagasi siis, et kes kui palju laeb ja kes kus sõidab ja siukse asju? Eks ongi siukene, ütleme... Et me ei tea, millised tagauksed on sisse ehitatud sinna. Täpselt. Et siin käisin eelmine aasta Hollandis ja rääkisin ka seal osade ettevõtjatega, kes kasutavad neid, siis vaatavad, et kuidagi öösel mingisugune traffic algab nagu peale siis võrgu tasemel. Ja miks öösel on see, et siis on Hiinas hakkab hommik. Et sealt siis nii-öelda ilma luba küsimata oli siis käidud vaatamas. Hiljem selgus, et see oli tegelikult lihtsalt mingi tehnik, vaatas, kas asjad on korras, aga ikkagi, et ütleme Euroopa ettevõtjate puhul, üldiselt ütleme, ma ei eeldaks, et sihukest asja tehtaks ilma, et keegi küsiks, et kuule, me sooviksime sihukest asja teha. Et pigem küsitakse luba, aga seal lihtsalt tehakse. Ja see on ka natukene võib-olla erinevad ärikombed. Aga võib-olla ka, et kui see Euroopast võtaks, siis see oleks kuskil sul seal tingimustes kirjas või lepingus kirjas, et meie ise jälgime meie süsteemi, et ärge siis imestage, kui te näete, et me monitoorime teie süsteemi. Võib-olla Hiinaga seda otseselt kirjas ei ole, siis nagu ei oska seda oodata, siis on siuke nagu tõesti, et nagu sul mingi turvamees luurab aias ja ehmatab sind öösel või midagi siukest. Enne kui me lähme nüüd selle osta versus ehitajate juurde, ma tahan ühte teemat veel puudutada, Rain, millest sa rääkisid episoodi eel, et miks ei ole veel täna laadimisjaamades pangakaardi terminale. Ja see natukene on seotud selle turvalisuse teemaga ka, et see mulle nagu kuidagi nagu meeldis. Mis see probleem täna on? Jube lihtne oleks, sa teed piiksu ja maksad ära ja on korras. Jah, et ütleme, me oleme terminalid juba suutnud laadijate külge panna, nüüd on vaja need tööle ka panna, et esimene samm on tehtud, aga ütleme kaardimaksete vastuvõtmine siis seadmetel, kus ei ole inimest seal juures, see nimetatakse unattended device või unattended terminal. Seal on väga palju erinevaid regulatsioone erinevatel turgudel ja Eleport tegutseb Eesti, Läti, Leedu, Poola, kohe ka Horvaatia, Sloveenia ja iga riik vaatab seda natuke omamoodi. Näiteks Lätis on mindud sihukest huvitavat teed, et point of sale tarkvara peab olema otsast otsani sertifitseeritud maksuameti poolt ja sa pead lähtekoodi välja trükkima paberi peale, viid maksuametile, pannakse tempel peale, see hoitakse seal. Ja nüüd see konkreetselt, mul on üks näide siis sellest, kus üks apteegikett läks Lätti ja nemad oma point of sale tarkvarast tahtsid näiteks notepad'i tahtsid ka panna siis oma sinna arvuti peale, aga kuna notepad ei olnud selles nii-öelda
images, mida siis sertifitseeriti, siis nad ei tohtinud seda hiljem sinna juurde installida. Et noh, see võib nagu osadel puhkudel nii meeletult nagu jabur olla ja siin on teistes riikides on näiteks niimoodi, et sa pead iga transaktsioon, mis sa pangakaardi terminalis teed, sa pead iga selle transaktsiooni kohta saatma maksuametile andmed, sest et näiteks Horvaatia ja Sloveenia puhul kardetakse, et ettevõtja varastab siis sisuliselt raha, et neid regulatsioone on niivõrd palju ja see teebki selle keeruliseks. No aga ma ei tea, see tundub selline asi, et kus nagu mingid pangad võiksid nagu mingit vaheteenust hakata pakkuma nagu sellele, et nad võiks nagu ise ära teha selle keemia ja siis põhimõtteliselt jah, et siuke iseseisva, ütleme selle panga automaadi asemel, sul on mingi väike moodul, mille sa saad panna enda siis seadmesse ja see on ju siis nii-öelda nagu suhtleb selle masinaga API kaudu või kuidagi. Et sul on kaks nagu võrgus olevat seadet. Et üks on nagu see laadimisjaam on võrgus ja teine on see nii-öelda makseterminal on omaette võrgus. Need otse ei suhtle, aga nad suhtlevadki siis läbi nagu API kuskilt kaugelt pangaga. Tegelikult täpselt nii me teemegi, et vaatamata sellele, et nad küll on füüsiliselt nagu ühe seadme sees, siis kogu suhtlus on üle pilve ja täpselt ongi see põhimõte, et sinna vahele pannes mingid standard kommunikatsiooniprotokollid, aga Läti puhul tuleb isegi see ära sertifitseerida. Aga sa mainisid pankasid, et pankadega on nii, et nad on ka suured organisatsioonid, töötavad teatud regioonides ja kui võtta selline näiteks maksete vahendaja, mis pakuks katvust kõikides nendes riikides, kus me toimetame, siis need on sellised organisatsioonid, mis on, ma ei tea, viimase 30 aasta jooksul endale näiteks 40 ettevõtet kokku ostnud ja siis ühe teenuse saad ühest osakonnast, teise teenuse teisest osakonnast, nad omavahel ei räägi väga, aga nad proovivad luua sukest raamlepingut ja siis sa kuskil, ma ei tea, umbes pool aastat pead nendega arutama asju, enne kui sa saad allkirja alla. Et ühesõnaga sinnapoole, et see võib olla siis teenus, mida on mõistlikum ise ehitada, mitte sisse osta. Sellega ma ei ole üldse nõus. Tehes nagu selline sujuv üleminek siis meie põhiteema juurde. Et pigem ikka sisse osta, aga kelle käest siis? Kui see pankade käest ei osta, siis kelle käest sa ostad sellise lahenduse? On mingid need maksevahendajad, nagu mingid Stripe'id ja sellised teenuspakkujad on. Täpselt, et näiteks täna me kasutame Stripe'i, aga kuna Stripe ei toeta meie piirkonnas seda sama pangakaardi maksete vastuvõtmist, siis me lähme sellise teenusepakkuja nagu Worldline'iga edasi, kes pakub siis mõlemad nii-öelda online makseid, et saad äpis maksta, kui ka siis pangakaardi makseid siis füüsilise terminaliga. Et mis nad on maailma suuruselt 4. maksete vastuvõtja ja nemad siis tagavad kõik need Mastercardid, Visad, kõik muud nii-öelda kaardi integratsioonid. Ja nemad siis, nad ei ole otseselt pank, aga nad on finantsinstitutsioon ja nad on siis samamoodi reguleeritud äri. Aga väga sarnased regulatsioonid pangale on neil ka. Aga ütleme, maksete vahendust platvormi, ma arvan, et ükski teenusepakkujast ise ei taha väga sellega tegeleda, sest bürokraatia on ikka, ma kujutan ette, päris suur, millega peaks tegelema ja see ei ole ettevõtte põhiäri. Lätis siis nemad prindivad enda lähtekoodi välja ja süngivad seda või on ikkagi Elepordil vaja nagu midagi välja trükkida nagu nendega kooskõlastada seal maksuametiga? Ma täna veel sinna ei läheks, sest meil on Läti puhul on see, et me võtame sellise, sisuliselt meil on konsultatsiooniteenus seal, kus nad traageldavad kogu selle paketi kokku erinevatest kohtadest ja tagavad selle, et me oleksime nii-öelda seadusega kooskõlas, et jällegi see ei ole siuke asi, millega me suudaksime ise tegeleda. Kas see ka toimiks seal Lätis, kui sa ütleme, et sinu kood on võib-olla ainult 10 rida, milles on lihtsalt include ja siis on viide sinu Giti repale näiteks. ChatGPT, see prompt on, mis genereerib koodi ja siis see käivitatakse nagu YOLO moodis põhimõtteliselt. Ma arvan, et sa võiks proovida seda neile reserveerida. Ja kui läbi läheb, siis reedel on õhtusöök minu kulul. See oleks väga põnev. Me julgeks sellist asja üldse nagu kasutusele võtta. Nii, aga
meie tänane põhiteema, me tahtsime ikkagi rääkida sellest osta versus ehitada teemast ja just 2021, kui me tegime eelmine kord episoodi, siis oli juttu sellest, et tahate sellise Soome siis laadimisplatvormi asemele võtta enda custom lahenduse, et olete liikumas nagu selles suunas, ehk siis nii-öelda sellest pai suunast rohkem nagu build suunda. Kuidas sellega läks? 2022 aasta suvel me tegime selle vahetuse ära ja hakkasime siis omaenda tarkvara kasutama, et suurusjärk seal jah, natuke rohkem kui pool aastat arendust ja tegelikult me saime juba MVP välja. Aga ütleme umbes sükene natuke rohkem kui pool aastat peale seda, kui me laivi läksime omaenda tarkvaraga, hakkasid tekkima juba ilmingud, et see võis olla vale otsus ja see, ütleme minu jaoks hakkas see probleem sellega peale, et 2021 aastal oli meil äriambitsioon piirdus ainult Baltikumiga, aga meil tekkis väga hea võimalus 2022 aasta alguses laieneda Poola ja 2023 aastal siis tegelikult me juba alustasime laadimisteenuse pakkumisega, aga me ei jõudnud oma tarkvara lihtsalt sellisesse etappi viia, et me suudaksime Poolas teenust pakkuda. Ja sellest tingituna meil tekkis olukord, kus me kasutasime omaenda tarkvara Baltikumis ja siis Poolas me kasutasime outsource itud tarkvara, mida me kasutame senimaani. Ja eelmise aasta suvel me ostsime Horvaatias ja Sloveenias ära ühe ettevõtte, kus me siis nüüd avame laadijad siin lähikuudel. Ja nendega me oleksime siis saanud kaasa veel teise tarkvaraplatvormiga, ehk siis meil oleks saanud 3 erinevat süsteemi, et manageerida laadimisvõrgustikku. Ja sellest nii-öelda, noh, kui sellele peale vaadata, see on täielik klapitekk. Ja siis me hakkasime mõtlema, et okei, et noh, kas me nüüd paneme väga palju ressurssi sellesse, et lühikese ajaga ehitada välja igale turule vajalikud erinevad siis ütleme riigi spetsiifilised integratsioonid, mida on tarvis ja mingisugused teatud võib-olla funktsionaalsused ka. Või siis võtta väline partner, kes juba kõiki nii-öelda baasasju pakub ja kellel on nendes riikides juba mingisugused kliendid olemas, kes suudavad neid nii-öelda ütleme siis riiklike regulatsioonidega vastavuses olevaid integratsioone pakkuda. Ja sellest nii-öelda tekkis siis sihuke olukord, kus ma hakkasin analüüsima, et kuidas edasi minna. Ma saatsin välja request for information, umbes 24 ettevõtet tegi mulle pakkumise, 24, mis on väga suur arv. Ja sealt ma pookisin 5 paremat välja, kellega siis nii-öelda edasi minna. Ja lõpuks jõudsime siis lahenduseni, jah, mis on, ütleme siin kuskil järgneva 4 aasta jooksul umbes 3 või 4 miljonit eurot soodsam lahendus, kui see, et me oleksime ise jätkanud tarkvara arendust. See on päris suur vahe ju. Et sellised, no ma saan aru, et see on mingi SaaS-i põhine teenus siis on ju. Jah. Aga kuidas see, kui kohandatav see on, sest ma saan aru, et noh, see custom on ju, selle argument sageli on see, et me saame nagu ise ehitada, ise muuta on ju. Noh, et kui nüüd tulebki Elepordil mingi mõte, et hakkaks mingit uut featuuri pakkuma, uut teenust pakkuma, mingit kombineeritud teenust on ju, siis kas sinna saab selle juurde pookida, kuidas sa selle nagu lahendanud oled? Ma vaataks seda natuke teise nurga alt, et noh, meie puhul ütleme see täiendavate nii-öelda funktsioonide ja mingisuguste spetsiifiliste funktsioonide tegemine, see võib-olla oli nagu rohkem meil endal sihuke turunduslause klientidele. Aga reaalsus oli see, et see funktsioon, et see arendada, see on mingi kulu on ja kui sa siis vaatad, mis see tulu sellest hiljem vastu on, siis tegelikult seal ei pruugi olla alati seda tasuvust. Ja tegelikult selliseid erinevaid featuure, noh, mis oleksid väga unikaalsed, me ei suutnud ka päeva lõpuks neid nii palju leida. Ehk siis ma ütleks nii, et neid spetsiifilisi custom asju nagu teha, et
et ma arvan, et neid ei olegi alati vaja, et me pigem nagu hetkel näeme seda, et kuna me laieneme nii paljudesse erinevatesse riikidesse, siis meil on täna olulisem see, et standardiseerida seda, mida me pakume ja alustada, noh, mitte ainult tarkvara puhul, vaid alustades ka sellest, et milline see asukoht välja näeb. Aga noh, muidugi seal on ka tarkvara komponent juures ja see standardiseerimine, ma arvan, on täna see, mis võimaldab meil tegelikult kõik need laadijad nii-öelda püsti panna ja neid optimaalselt siis ka käitada. No selle standardiseerimise poolest ma saan aru, aga noh, et kuidas, seal peab ka olema, ka see tasuvus tuli ainult nagu selle hinna pealt, et võtsite enda nagu poole aasta arendushinna, eks ole, ja siis võtsite, et noh, mis see SaaS ei pakkuja nagu pakkus hinnaks nagu nii-öelda haldamise, opereerimise hinnaks, on ju. No ütleme, see oli ainult see rahaline pool, mida me vaatasime. Aga noh, et seal oli ka mingit funktsionaalsust, mida nad juba pakkusid, mida võib-olla nagu customis ei olnud, on ju. Ja, et noh, kindlasti ütleme see konkreetne SaaS-i pakkuja, kellega meie edasi lähme, noh tegelikult kõikidel olid siis kõik standard nii-öelda lahendused olemas, et sa mainisid enne oli see OCPP, Open Charge Point Protocol, mis suhtleb laadija ja sellise keskhaldussüsteemi vahel. Aga seal on teistsuguseid nii-öelda standard kommunikatsiooni protokolle veel, näiteks on OCPI, Open Charge Point Interface, mis on põhimõtteliselt siis back-endide vaheline kommunikatsioon selle jaoks, et võimaldada ristkasutust. On niisugune termin nagu e-roaming, ehk siis kui tavaline roaming teenus meenub sellega, et lähed mobiiltelefoniga, räägid välismaal, siis e-roaming on see, et sa lähed teise teenusepakkuja laadimistaristusse laadima. Et ühesõnaga näitena siis, et kui ütleme, mul on mingi Enefiti kaart või konto, tulen Eleporti ja kõik on hästi. Kui ärikokkulepe on olemas, siis saab. No, ma mõtlengi jah, et ma ütleme niimoodi, et see on nagu see protokolli ja interface'i tasemel, et siis seda saaks nagu teha. Et ma ütleksin, et kõige suurem kaotus võib-olla, mis meil nüüd tekib, on see, et meil on täna olemas oma API, mille küljes meil on 2 teenusepakkujat, on Snap, siis endise nimega Parking ja teine on Plugfree, mis on vähem tuntud, spetsialiseerunud siis e-mobiilsusele Eestis. Et see on nüüd tõesti see asi, mille me kaotame, aga jällegi, kui me läheme standardiseeritud lahenduste juurde, siis meil tekib nagu endal väiksem vajadus neid nii-öelda erilahendusi käigus hoida. Ja noh, hetkel ma näen väga suurt nii-öelda võimalust optimeerida kogu meie nii-öelda grupi tasemel siis tehnoloogilisi lahendusi tänu sellele. Sest et iga erisus, mis sa teed, see nõuab kellegi tähelepanu ja see on natukene niisugune peavalu neid käimas hoida. Ma saan aru, et kasutusele võetakse ka, no, kes iganes see teenusepakkuja on, kes seda SaaS-i pakub, on ju. Et neil on olemas veeb kasutajate jaoks, mobiilirakendus on ju kasutajate jaoks, need on kõik mingi white label asjad, et panete sinna Eleporti logot peale ja kujunduse külge ja siis justkui ongi olemas, et selline arhitektuurimuster, mida ma nagu olen ikka näinud siin ja seal on võib-olla sellise veel suurema nagu lahti ühendamise nagu saavutamine, et võetakse küll mingi SaaS kasutusele, aga noh, kõik kasutajaliidese komponendid suhtlevad võib-olla mingisuguse lokaalse API-ga, mis siis suhtleb omakorda selle SaaS-i API-ga, et on selline nagu kiht, fassaadi kiht nagu vahele kirjutatud selle jaoks, et kui on vaja, siis tõesti pakkuda ka näiteks API teenust, ma ei tea, sellele Snapile on ju, noh, et siis sul on oma API, nemad suhtlevad Snap suhtleb selle Eleporti API-ga, mis suhtleb omakorda selle SaaS-iga ja lõpuks, kui sa tahad selle SaaS-i tagant välja vahetada, noh siis sa nagu juba tead nagu, et millist funktsionaalsust see SaaS peab pakkuma, see uus lahendus on ju. Sellepärast, et sul on see API kiht on üsna selgelt nagu defineeritud nende kahe vahel on ju. Ja samas sul enda rakenduses võib olla hoopis rohkem nagu keerukust sees on, et ta ei ole ainult ka nagu proxy. Enne ma unustasin selle customizationi puhul mainida, et me valisime sellise SaaS-i pakkuja nagu Ampeco ja minu üllatuseks nendel oli ääretult tugev API endal olemas ja see on tegelikult hinna sees, ehk siis sa saad sinna neid samu vahekihte juurde ehitada.
ja tõenäoliselt näiteks me ise hakkame sinna midagi juurde tegema. Ootad, nad pakuvad seda nagu teenusena või? Sa saad või hinna sees nagu osana teenusena. Sa saad nagu oma white label lahenduse, aga sa saad API ka. Mis tähendab seda, et see on väga-väga paindlik. Et API on siis nagu, et sa saad ise hostida seal, kus või nagu ise välja serveerida seda nagu sinu API-t, aga tegelikult see on nende tehtud. Mitte päris nii, et ütleme, meie oma oma partneritele ei saa seda pakkuda, aga me saame seda ise kasutada, et näiteks kui me tahame, ma ei tea, mingi konkreetselt raporti endale teha, siis teeme vastavad päringud ja näitame neid, kas ma ei tea, mingi kus iganes. Aga sellist nagu fassaadi tekitamise mõtet sul nagu ei olnud vahepeal, et jätaks nagu osa sellest juba custom asjast nagu alles, paneks see suhtlema selle SaaS-i API-ga, mis on hea ja võimas on ja võib-olla ei näitakski kasutajale midagi sellest uuest SaaS-ist nagu välja. See nii-öelda hübriidlahendusena ma kaalusin seda, aga see tundus natukene liiga komplitseeritud, kui aus olla, et ma nägin, et nii-öelda puhta lehe pealt alustamine on lihtsam ja täiendavalt, kuna seal on see API võimalus, siis mingisuguste ongi ennekõike mingi raporteerimiste ja asjadega seotud kihi tahaks nagunii sinna ise juurde arendada ja ütleme teistpidi, mul on ka nagu see eesmärk, et kui võtta see tarkvara, siis ta on siuke süsteem, mis peab kogu aeg töötama, et seal sa ajad seda uptime'i taga, aga kui sul on raporteerimismoodul, mida sa ise arendad, siis kui ta üks päev ei tööta, siis on okei, et sa saad hakkama. Et ma ei taha nagu seda nii-öelda kriitilist tarkvara majas sees hoida. See on mõistlik selles mõttes, kui teenusepakkujal on nagunii leping tehtud, neil on mingisugused SLA-d antud, siis jah, kui ongi häda, siis nende mure mõnes mõttes ju võiks öelda, eks ole. ja kusjuures, mis on selle konkreetse teenusepakkuja puhul, Ampeco puhul on põnev, on see, et nad ei ole nüüd sellega liiga kaugele jõudnud, aga nad on alustanud sellist asja, et nad proovivad nagu, kuidas ma ütlen, seda white label'it nagu nii-öelda, ma ütlen, proovid järgmisele tasemele viia ja mis ma silmas pean, on see, et nad proovivad luua nagu koopia, näiteks mis on Eleportile mõeldud ja näiteks sa saad sinna konkreetselt Eleporti white label äppi panna mingisuguse oma, ma ei tea, mingi välja juurde või mingi infokillu või kui sul on mingisugune kasutajaportaal, et sa saad sinna ka mingit lisainfot panna ja nad ise on valmis seda host ima. Nad on seda paaril juhul testinud, et nad ei suuda seda veel nii-öelda massidele pakkuda, aga see tundus päris põnev, et nad ise võtavad nii-öelda lähtekoodi vastu, vaatavad läbi ja siis deployvad selle oma nii-öelda infrasse, et sa saaksid ise seda siis nii-öelda kasutada enda custom mingisugust asja. See on nagu mingi siuke extensionite või add-onide teema, aga see on, ja ma mäletan, me kunagi isegi Pipedrive'is mõtlesime, et kuidas teha nagu sinna äpi sisse, eks ole, et meil oli marketplace oli nende igast integratsioonide jaoks, et kuidas nagu lubada mingeid kohti, kuhu on võimalik siis selle olemasolu nagu lisada ja see on tegelikult päris keeruline, nii et ma saan päris aru, et seda väga universaalselt teha, no see ongi natuke siuke keeruline teema. Ja et millisele, et sa pead nagu eraldi defineerima SDK põhimõtteliselt selle jaoks, mis siis, millega sa piirad ära, et millisele koodi osale üldse sellega ligi saab. Ja, et liiga palju sa ei saa ka lubada, eks. Ja eks ta ongi nagu algusjärgus ja ütleme, ma ise selle peale panuseid ei pane, aga lihtsalt, et see ütleme, et teenusepakkuja nagu mõtleb selle peale, et see on tegelikult, annab mulle selle kindlustunde, et nad nagu näevad, et see nii-öelda SaaS-i lahenduse kasutamine kui selline, ongi, ta on väga piiritletud ja nad otsivad mingisuguseid variante, kuidas seda paremaks teha. Ja see on täitsa huvitav teema, millest võiks täitsa eraldi episoodi teha, kui keegi on seda laadi lahendust arendanud, et kuidas sellist kohandamist nagu maksimaalselt võimekaks siis ehitada, eks ole. Ei no, aga see tundub juba, et tegelikult, et isegi sellise toote SaaS teenuse pakkujad
hakkavad varsti pakkuma sihuke no-code lahendusi sulle või low-code, eks ole, et sa nagu drag and drop'id ise oma API selliselt, nagu sa tahad põhimõtteliselt. Et sa saad nagu protsessi kohandusi teha. Ma tean, me kunagi meie Serbia üksus tegi mingisuguse kindlustuslahenduse sellise, kus siis kindlustusteenuse pakkujad said teatud siis arvutusi või äriprotsesse oma nagu JavaScripti jupiga üle kirjutada. Et näiteks, kuidas sa arvutad, ma ei tea, riski, et kui riskantne see konkreetne klient on, eks ole, et milliseid parameetreid sa kasutusele võtad, sellel mingi hästi piiritletud sisend, aga ja üsna konkreetne väljund. Nad võisid selle teha hästi lihtsa, neil oli mingi default oli olemas, aga nad said sellega alati nagu üle kirjutada justkui nagu, mingis mõttes nagu plugina vormis. Et see oli ka nagu selline teistmoodi näide sellest, et sa ei paku nagu SDK-d, sa ei lase nagu seda koodi muuta otseselt, aga sa ütled, et võt siin, selle funktsiooni sa võid üle kirjutada, kui sa tahad, Ja muidugi seal on mingid jõudluse riskid, et kui sellist nagu JavaScripti moodi või mingit DSL-i nagu sisse võtta, et kuidas selle asja käivitamine üldse performib nagu väga suure klientide puhul, aga jälle siis me peame oma klienti tundma. Seal on juriidiline probleem on ka, et ütleme, ühelt poolt, jah. Kes siis vastutab? Täpselt, et kui sul SLA puhul uptime läheb nii-öelda katki, et sa võid justkui öelda, et partner nagu vaatas ju koodi üle, aga siis võib-olla see mõjutab mingisugust teist süsteemi kuidagi ja sellest läheb midagi katki, ja see võib tekitada, ma arvan, päris huvitavaid juriidilisi vaidluseid. Eelmise suvi käisime perega Soomes ja siis seal oli Soome Prisma mingisugune kohalik, eks ole, mille ees oli 20 laadimiskohta. Need ei olnud kõik täis, aga jällegi see, et kui ma läksin sinna, sõitsin toidupoe ette, siis ma ei parkinud tavakoha peale, vaid ma läksin lihtsalt sinna, panin ta sisse kohe, eks ole. Et kui meil on Prisma ees 2 kohta, siis ma ei hakka üldse vaeva nägemagi, et seda kasutada, sellepärast, et see on niikuinii kas ebamugavas kohas või on nad täis. Nii et siis et see mõtlemine on tegelikult ka teistmoodi, et kui sul seda nii-öelda, ma ei teagi, kui sa ei saa kindel olla, et sa saad seal laadida, siis sa ei arvesta ka sellega, vaata. Meil varsti tuleb, ma arvan, see, kus tõesti need elektriautode laadimispunktid on selle ukse kõrval ja siis kõik ülejäänud nagu saavad parkida kaugemale. Ja ma saan kommenteerida kui infraehitaja, et põhjus, miks on uksest kaugel, on lihtsalt sellepärast, et ütleme, kinnisvara omanikud tihti peale soovivad viia selle natukene kaugemale selle asja peaukse eest. Et siis on kindlustus odavam või? Ma seda ei oska kommenteerida, aga ma arvan, et nad näevad seda, mis tõenäoliselt toimub seal nii-öelda sissepääsu uste juures, et visatakse sõpru, pereliikmeid seal ukse ees maha, et ma arvan, et nad soovivad seda liiklust viia siis teadlikult ukse juurest minema. Aga Skandinaavias on küll, on nii-öelda au ja uhkusega pannakse laadimisjaamad peaukse ette. Aga see tundub huvitav lihtsalt, et võib-olla oleks seda kasutust ka avalikes kohtades rohkem, kui need oleks mugav kasutada, veel mugavam kasutada. Ei saa öelda, et nagu halb oleks, aga midagi siin nagu on. Kui me pangakaardi maksed korda saame, eks siis tulevad. Ja kui suures see on üks põhiargument, mida kliendid välja toovad, et võiks saada füüsilise pangakaardiga maksta. Aga sama statistika näiteks Norrast, Hollandist ütleb seda, et isegi kui see terminal on seal olemas ja töökorras, siis inimene eelistab kasutada mobiilirakendust. Aga kas me eelmine kord sellest rääkinud, et võiks ju see raha võiks otse maha tiksuda, kui ma selle juhtme sinna külge panen, et ta ju saab aru, mis auto külge ta läks nagu. No võt, ma tegelikult tahtsin just küsida, autol ei ole mingit Mac aadressit. Paljude konkurentide lahendusi olete vaadanud sellepärast, et Circle K just äkki oli eelmine aasta või? Avas oma need laadimispunktid ja see täpselt nii mugav ongi, kui juures Priit. No aga seal on numbrimärgiga see asi ju. Ei ole. Elektrilaadimiskohtades on niimoodi, et sa ütled, et nii, mina hakkan nüüd oma autot laadima ja esimene kord, kui sa ära ühendad, ta jätab selle tõesti sinu auto meelde ja ükskõik kus järgmises punktis sul piisab lihtsalt pargid ära, parid juhtme külge ja läheb. Nüüd Rain ütleb, et ta juba 4 aastat tagasi mõtles selle Fiatuuri. Me testisime isegi 2023 aastal selle oma enda süsteemiga ära, aga seal on ka teatud probleemid.
et näiteks Volkswagen Grupi autod, Priit, sa mainisid MAC aadressi. Jah, jah, roteerivad. kõikidel Volkswagen Gruppidel on täpselt sama aadress. Okay. Või oligi roteerimine, ma ei mäleta kumb, aga mingitel oli see, et oli sama ja mingitel roteerib. Ja ongi, et noh, et siis see sammune AutoCharge lahendus Circle K puhul ongi nii, et ta teatud sõidukitega töötab, teatud sõidukitega mitte. Ja me otsustasime seda mitte rakendada. Seal on natukene parem lahendus ka, on plug and charge, mis siis on täitsa nii-öelda ISO standardiga lahendus. Aga see on nüüd siuke, et seda kõik autotootjad veel ei paku. Ja seal on omad nagu piirangud, et on teatud konkreetne arv lepinguid, mis mahub siis nii-öelda auto mällu. Et sul võib olla näiteks 3 lepingut, mida auto tuvastab, et sa lähed laadimisjaama ja siis on nii, et see auto annab selle lepingu siis laadijale, ütleb, kuule, et kas selle lepingu järgi saaks laadida. Ei saa, okei, võta järgmine. Ja see kommunikatsiooniahel on päris pikk. Lepinguid on võimalik autos vahetada, aga see on ka kliendile natukene ebamugav ja seal on muid tehnilisi probleeme veel. Ja päeva lõpuks ta on ka üsna kallis, et seal peaks iga transaktsiooni ees klient midagi juurde maksma. Et jällegi see statistika Lääne-Euroopast ütleb, et jah, see on nagu äge ja tore, aga kui klient peab maksma hakkama, siis see alati ei tööta välja. Ja ma arvan, et siin meie regioonis, jällegi Kesk- ja Ida-Euroopas, me oleme palju hinnatundlikumad kui meil Lääne-Euroopa siis sõbrad. Ma arvan, et siin on selline nagu privacy mure ka päris paljudel, et noh, et kui ja ka sellepärast seda MAC-i aadressi võib olla, et roteeritakse. Hiljuti vaatasin mingit siis turvateemalist videot selle kohta, kuidas siis Wi-Fi kaudu on võimalik teoreetiliselt inimeste asukohta jälgida. Läbi selle siis, et ühesõnaga Apple'il on mingi lisateenus selle jaoks, et kui sul ei ole GPS saadaval, et siis sa saad ligidal olevate Wi-Fi punktide kaudu siis lokeerida enda telefoni või nagu öelda, et kus ma olen, küsida, kus ma olen, ta paneb su kaardi peale. Ja selleks ta peab ise andmebaasi selle kohta, et mis siis on nüüd selle access pointi nimi ja kus see asub. Ja see teenus on täiesti avalik ja sa võid sinna päringuid esitada ja küsida, et vaata, ma olen nüüd selle Wi-Fi punkti lähedal, ja siis ta annab tagasi sulle 5 Wi-Fi punkti, mis on nagu veel selle asja lähedal. Ja tehti siis nagu natuke sellist nagu spämmimist, et hakati genereerima neid MAC-i aadresse. Noh, vahel saad tagasi, et 404 not found, aga siis tuleb hopp, see on päris MAC aadress. Ja mingitel tootjatel siis selle MAC-i aadressi mingi esimene osa on nagu standardiseeritud ja tootjaga nagu fiksitud. Nii et sa võidki otsida kõiki Elon Musk'i neid, mis asi tal on see? Starlinki nagu neid seadmeid on ju. Eeldusel, et need Starlinki seadmed on ka pigem mobiilsed ja selliselt võid tuvastada, ma ei tea, mingid jahtide või luksusautode nagu asukohti tegelikult. Et kui sa kogu aeg pingid seda ühte on ju, ja kui selle läheduses on olnud kunagi mingi Apple seade, siis see uuendab seda Apple'i andmebaasi, mis ütleb, et see konkreetne access point on siin ja selle ümber on veel need access pointideks. Ja kui see üks access point nüüd liigub, siis uuendatakse seda andmebaasi nagu pidevalt. Ja selle tulemus oligi see, et tegelikult nagu see Starlink hakkas nagu roteerima neid aadresse nagu mingi aja tagant nagu vahetatakse ja seda rääkimine läheb nagu oluliselt keerulisemaks. Et ilmselt ka see autode maailm nagu liigub sinna, et sa justkui tahaks, et see oleks fiks, et oleks pakkuda mugavusfeatuure, aga tegelikult paljud kasutajad tahaks, et see just roteeruks, et isegi see sama laadimisteenuse pakkuja ei saaks nagu trackida, et kus ma siis nüüd sõidan. Isegi tähendab, ma ütleks nii, et see MAC aadress, kaks lahendust on. Üks on see, mis sa mainisid, Martin, see Circle K lahendus, seda nimetatakse AutoCharge'iks, et autoriseerimine toimubki selle MAC aadressi pealt. Aga see teine lahendus on siis plug and charge. See ongi hulka turvalisem, aga see nõuab seda, et sul oleks leping sõlmitud teenuse pakkujaga ja seal on siis sertifikaatidega see asi lahendatud, et toimub sertifikaatide vahetus.
et auto nii-öelda autendib ennast juba sertifikaadiga sinna laadimisjaama. Aga noh, ta on palju komplekssem ja kallim lahendus, nii et jällegi hüpotees on see, et selle eest täna ma arvan veel ei olda nõus maksma. See just võiks olla ju lihtsam selles mõttes, kui ma hakkad mõtlema, et kui see kuskilt keskselt organiseerida näiteks, see on jälle seesama standardimise küsimus, eks ole, et kui oleks siuke nagu ma ei tea, stiilis nagu Mozilla Foundation avatud selle eesmärgiga, eks ole, et teeme mingid standardid, et siis nüüd autodel on samamoodi, et sul on keskne mingi non-profit üksus, kes lihtsalt aitab kontrollida, kas see sertifikaat on valiidne või mitte ja see jääb privaatseks ja siis kuskile suunatakse edasi, kellega sul need lepingud on. Seal täna ongi probleem selles, et see nii-öelda keskne, ütleme kõige autoriteetsem organisatsioon, kes sellega tegeleb, on Saksa autotööstuse juurtega. Ehk siis sakslased on väga õnnelikud selle lahendusega, kõik teised on natukene võib-olla tagasihoidlikumad. On üks non-profit ka või siis ütleme siuke e-mobiilsuse töögrupp üle maailmne, kes sellega tegeleb. Nad lubasid siin ka juba paar aastat tagasi mingisuguse enda siis võimalustega välja tulla, et nemad oleks see nii-öelda middleman seal on. Aga paraku senimaani minu teada nad ei ole sinna jõudnud. Ehk siis see, et sakslased eest veavad, ma arvan, et see on väga hea, aga see tähendab seda, et näiteks prantslased ja Korea ja Hiina ei ole nii valmis sinna kaasa tulema. See usaldamatus läheb nagu järjest suuremaks, et olid ajad, kui kõik usaldasid ka, ma ei tea, USA neid platvorme, eks ole, ja nüüd me näeme nagu, et võib-olla Saksamaal oli ka alust selleks, et ehitame oma nagu sellist nagu sovereign platvormi, kus kõik andmed ja kõik kontroll on meie käes, mitte ei kasuta seda USA asja, sest teab, kes kuhu need andmed lähevad, et päris hirmus, samas päris huvitav ka, et kuidas see siis nagu lõpuks ära lahendatakse, nii et just kui oleks seda standardit vaja, aga see peab tulema kuskilt usaldusväärsest kohast. Aga ma arvan, et kuidas ma ütlen, jätkuvalt elektromobiilsus on nii noor, et esimesed masstoodangus olnud elektriautot hakati 2011 aastal alles tootma. Eesti oli esimene riik maailmas, mis sai tervet riiki katva laadimisvõrgustiku 2012 aastal. Nii et selles suhtes me oleme nüüd 13 aastat hiljem, et anname natukene aega, et tegelikult me oleme ikkagi veel väga nii-öelda noores tööstusarus. Äge on muidugi see, et see on siin selle 13 aastaga nii palju arenenud, aga elektrisõidukeid Eestis täna veel ei ole 10 000 ja sõidukeid kokku on 500 000, et see on veel väike turg. Selles mõttes pole hullu, et mõtle nagu brauseri sõjad vaata olid siin vahepeal. Kaua läks Microsoftil aega, et minna ka sama standardi peale nagu teistel? Ikka päris mitukümmend. Ja võtame või meie ID-kaardi, et siin räägitakse, et kes ütleb 15, kes ütleb 17 aastat enne, kui see asi edukaks tunnistati nii-öelda. No nii, aga tänase episoodi aeg on meil otsa saanud ja aitäh sulle, Rain, selle põneva vestluse eest. Tuletan meie kuulajatele veel meelde, et tulge meie Discordi kanalisse, subscribe'ige meid YouTube'is ja selliseid tasse veel saada. No see pilt on küll nüüd siin epic, ma pean ise näo eest ära võtma. Kui tuleb, siis tuleb. Et kes tahab, tulge Discordi, kirjutage mulle ja täitsa niisama annan ära, võin kui päris kuskil suurest linnast eemal olete, võin ka posti panna. Ja neid on, ma arvan, 20 tükki meil alles, kui äkki 15. Et kes tahab nagu võib-olla enda siis ülikooli mingit kööki sisustada algoritmi tassidega, selliste retro tassidega, et siis võib ka seda teha. Et võin ka hulgime ära anda. Aga aitäh Martinile, aitäh meie kuulajatele ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.